head jalgpall.ee vaatajad ja kõik, kes te olete liitunud meiega ka Premium-liiga Facebooki lehekülje vahendusel. Pärnul FC Levadia vastu, kui suuri lootusi võib suvepealinna meeskond siin helitada, aga mäng algab ju alati 0-0-st, pall on ümmargune, kõik on võimalik. Markeeritakse seal tugevalt neid mehi ja nüüd tuleb Krugovi poolt see pall sinna kasti ja saab väga hästi löögile Kando Peala. Seda noort meest kindlasti kõvasti arendab. Nüüd Krugovi poolt tuleb sinna pall kasti, õhuvõitluses 2 Levadia meest ja lõpuks, kui pall sinna alla jõuab, siis tundub, et tehakse Nesterovi vastu viga ja tuleb sealt penalti. Ja Krugov lööb sisse. Hästi aimab küll selle suuna sealt Aaland ära, aga kohtumise avavärav on tõsiasi ja Dmitri Kruglov, kes seda kohtumist väga säravalt alustanud on ja tegelikult seda palli tundub, et päike natukese silmas oli, kui valusaks eksimus kujuneda võib, on pall kastis ja Levadial võimalus ja milline blokeering praegu siit Magnus Villotalt. Hea pall kasti ja Kando Peala lööb siit 2-0 Dmitri Kruglovi nurgalöögist. Kando Peala mees, kes lõi üliolulise värava ka Levadia ridades siis Nõmme Kalju vastu, selle viigi värava, mis andis punkti Levadiale nädala keskel, siis viib siit. Pall on tagumises postis ja pall on väravas ja Levadia 3. värav selles kohtumises tõsiasi on. Roman Debelko on mees, kes lööb oma 7. tabamuse tänavusel hooajal ja teiseks pooleks sekkunud ukrainlasel läheb vähem kui 9 minutit aega, et lüüa selles kohtumises juba oma värav ära ning 3-0 värava sööt anda ja miks mitte siis täna seda head saavutust korrata, kui väga ohtlik moment siin tekkimas FC Levadial kastis ja tagumisse posti lööb Mark-Oliver Roosnup selle värav ära ning Levadia asub kohtumist juhtima 4-0. Kontravõimalus järjekordselt tekkimas nüüd Pärnu vapruse jaoks ja nüüd paremalt äärelt läbi tulemas on, saab Sarapuu palli tagasi sinna keskele ja lööb peale ja nüüd on Leppmetsa käed vahel, väga hea tõrje FC Levadia väravahilt ja näeme tema reaktsiooni ka oma kaitsetöö. Debelko kaudu liigub pall Tkachukile ja nüüd paremalt äärelt ruumi Levadial tulla. Haarin viib palli kasti. Haarin jätkuvalt palliga lööb ja lööb värava. Jevgeni Haarin 88. minutil teeb skooriks 5-0, fantastiline sooritus ääreründajalt, lööb selle värava ära, kenasti toob sealt paremalt äärelt, kuhu ta mängima siirdus kohtumise keskel, kes siis viimasena selle võidu nopib tänavusel Premium-liiga hooajal, kui siin Mark-Oliver Roosnup jääb suluseisu ja läbi ongi.